ja suured. Saame kokku, saame kokku Tommi juures, kullakarva päevake. Tore esmaspäevake. Tere, sõbrad! No kui te arvate, et mina hakkan täna siin vanni võtma, siis te küll eksite. Sest esiteks, ma olen natukene liiga suur selle vanni jaoks. Ma arvan, et siin vannis saab mõnusalt ennast pesta näiteks mõni tuust. Ja teiseks näiteks me ei räägi täna üldse pesemisest, vaid hoopis järvest. Vaadake, veest ja järvest, see on nüüd see siin, kus see vesi läheb, see on nüüd üks suur järv. Kujutage endale ette, et siin ümber on hästi palju metsa ja põldu ja see on väga suur järv. Aga miks ma üldse järvest räägin? No vaat sellepärast, et tänavune talv on olnud väga lumerohke ja see on ausalt öeldes täiesti uskumatu, mina pole kunagi varem midagi sellist näinud. Ja kuna on hästi palju lund, siis ühel hetkel hakkab see lumi ja kui kõik ära sulama, siis kui kevad tuleb. Ja siis peab see vesi kõik kuhugi jõudma. Ta hakkab kõik voolama, siis hakkab voolama ojadesse, jõgedesse, kraavidesse ja isegi merre. Ja muidugi suured inimesed ka muretsevad selle pärast natukene, et mis siis kõik juhtuma hakkab. Et võib-olla see ujutab üle nende keldrid ja heinamad, põllupeenrad ja ukseesise. Aga ausalt öeldes mina olen küll väga põnevil, sest et minuga ei ole kunagi varem midagi sellist juhtunud. Ma olen ju elanud seal Saksamaal ka nii palju aega ja seal ei ole üldse nii palju lund kui Eestis. Ja ma olen kadedusega kuulanud näiteks oma isa, kes on rääkinud oma lapsepõlvest, kui tema oma vanaema juures käis ikka kevadel, siis kui lumi hakkas sulama ja kui jää hakkas jõe peal liikuma, käis poistega mängimas seal peal, et kui vahvad mängud need olid ja siis ta isegi ei tahtnud terved päevad koju üldse minna, sest seal oli nii põnev. Nad ehitasid siis igasugustesse kraavidesse tammisid niimoodi, et igasugust puuokstest ja lumest panid sükse tammi ette ja siis vaatas, kuidas kõik see vesi sinna kogunes, pressis ja siis pressis sellest läbi ja tamm oli katki. Ja minul on ka oma sõprade poistega siin Suure-Peetris päris mitu head plaani soolas, sest et meil on ka siin väga suur jõgi. Aga mul on ka üks teine väga vahva plaan. Oi, ma ootan seda plaani juba nii suure huviga. Nimelt, minu klassivend kutsus mind kaasa ühele kanuumatkale Soomaale. Nad lähevad ema-isaga ja mina võisin ka kaasa minna. Kas te olete Soomaast kuulnud? Mina olen ainult pilte näinud ja seal on niimoodi, et kui kevad tuleb ja vesi hakkab voolama, siis seal on kõik on vett täis niimoodi, et liikuda sa ainult paadiga või kanuuga. Ja seda me lähemegi vaatame ja seda nimetatakse seal Soomaal 5. aastaajaks, sest et see ei ole midagi sellist nagu kõik teised aastaajad. Ja tegelikult oligi vist vanasti üldsegi nii, et väga palju liikusid inimesed oma kodukandis maal paadiga, sest et jõed ikkagi läksid kuskile aleviku juurde, kus oli siis pood või arst või kool ja siis seda mööda niimoodi liiguti seal peal ja see oli üks väga põhiline asi. Aga täna tulebki meile saatesse rääkima üks mees sellest paadi sõitmise ajast, sellest, kuidas sõideti paadiga ja milliste paatidega ja kuidas ka neid paate tehti, sest et omal ajal ei olnud olemas ju sükest asja nagu paadipood. Aga seda kõike pärast multifilmi. Ma ei tea, panen võib-olla siia natuke tagasi. Nojah, see on nüüd küll juba täis. Praegu täna jääb kalale minemata. Meil on hea meel tervitada siin Suure-Peetris meie saatekülalist Andres Koidut, tervist. Tervist. Andres, teie olete siis laevameister või kuidas teie ametinimetus on? No ametinimetust kui sellist, ametinimetus on ikka puussepp tavaline, aga võib nii öelda küll, et olen viimastel aastatel palju tegelenud ühepuupaatide valmistamisega. Ja selle, ehk siis ühepuupaat, ehk siis tema nimi on? Ühepuupaat ehk haabias. Aga kust see huvi tekkis? No esmane huvi tekkis juba tegelikult üsna varases eas lapsepõlves.
aga kokku esimest korda puutusin võib-olla filmidest ja nagu ikka poisikesed indiaanlaste kanuudest, aga siis ma ei teadnudki päris pikka aega, et ka Eestis tehakse analoogseid ühest puust paate ehk siis sarnaseid nagu Ameerikas ja Siberis ja nagu põlisrahvastel on. Aga siis sain aru, et ka Eestis on kohti ja läbi aegade juba 1000 aastat rohkemgi on valmistatud samasuguseid või sama tüüpi sõiduriistu. Nii ruhid kui haabiast. Ruhid ja haabiad, need on kõik tehtud ühest ainsast puust. Kõik on ühest ainsast puust tehtud. Aga ühest suurest palgist. Ühest suurest palgist. No aga kas just me ennem rääkisin ka sellest, et vanasti inimesed käisid palju paadiga siis ütleme kodust poodi või arsti juurde. Kas see tõesti oli nii? Oli küll, eriti just Soomaal, millest sa just ennist rääkisid, et tegemist on sellise madala alaga, kus siis Sakala kõrgustikult kõik need veed, mis talvised veed, lumi hakkab sulama ja need veed valguvad kõik sinna madala maa peale ja selle madala maa jõed, Raudna, Halliste, Navesti ei suuda seda kõike Pärnu jõkke nagu üle kanda. Ja siis hetkeks enne, kui vesi merde jõuab, siis hetkeks ujutatakse see ala üleni mets kui luhad, kui tihtipeale ka inimeste koduõued. Ja te olete seal ka käinud siis oma ühe puupaadiga seal sõitmas või? Oma ühe puupaadiga ei ole, küll Soomalt pärineva ühe vanameistri tehtud puupaadiga olen seal sõitnud ka üleujutuse alal. Ma proovisin seda väikest paadimeest siia paati panna, aga ta ei tahtnud kohe kuidagi seal tasakaalus püsida. Kas päris paadiga, õige paadiga ja päris mehega on sama lugu, et see tasakaalu hoidmine on raske? Jah, need väikesed paadid on tehtud küll väga täpsetes proportsioonides, et nii inimese kui ruhi, mis ongi enam-vähem 3 meetrit kuni 4 meetrit pikk, ütleme, et ja inimese kaal võiks ka olla enam-vähem samas selle paadi mõõdus, aga ühe puupaadiga nii haabja kui ruhiga ongi see häda, et esimesest hetkest, kui sinna peale astuda, tuleb hakata tegelema tasakaalu hoidmisega ja nagu vanarahvas ütleb, et keel peab olema täpselt keset suud. Miks? Sellepärast, et see paat on ikkagi suhteliselt madala süvisega ja hästi, ütleme, et vanasti ju nimetati selliseid paate ka pähklikooreks. Et seal on tõsine tegu, et sellega vee peal üldse püsida. Tasakaalus. Aga miks siis seda paati kuidagi teistmoodi ei tehtud, et ta tasakaalus püsiks? No see on ainult meie tänapäevaste inimeste selline suur mure, et vanasti sõideti sellega, vanasti olid inimesed väga osavad, nad alustasid juba maast madalast ja nagu siin juures olevatelt mudelitelt näha, seisid inimesed ahtris püsti ja ka keharaskusega aitasid seda paadi suunda mõjutada, nii nagu tänapäeval poisid ruladega teevad. Nii et see on nagu võrreldav natukene sellise rula või lumelaua sõiduga. Selle peale ma ei oleks tulnudki, aga tänapäeval siis väga palju neid osavaid meistreid ei ole, kes püsti selle peale suudaksid sõita. Mina suudan veel. Aga see nõuab harjutamist, tegelikult suudavad kõik. Aga lihtsalt inimestel puudub see kogemus, et kui mina esimest korda istusin haabesse, siis istusin ka nagu paati tavalisse, aga siis hakkasin tundma, kuidas ühele poole kisub, teisele poole kisub, haarasin mõlemast pardast kinni ja võdisesin seal niimoodi ikka päris tükk aega, enne kui sain tasakaalu tagasi. Ja 3 päeva sõitsin niimoodi krampis ja istusin selle ühe kaare peal ja alles siis hakkasin julgust koguma ja hakkasin vaikselt püsti tõusma ja lõpuks õppisin ka püsti asendis sõidu ära. Aga mis on selle haabja meisterdamise põhimõtted või miks ta ikkagi erineb tavalisest paadist? Tavalisest paadist erinebki ta kõigepealt selle poolest, et ta on tehtud ühest suurest palgist, kas haava või pärna palgist. Miks just nendest puudest? Sellist paati, nagu seal praegu vees on, ka ruhipaati. Sellist annab teha kookaspuust, võib teha kuusest. Siin ei ole nagu, aga miks just haabet Pärnast ja haavast ainult teha saab, on sellepärast, et lehtpuu on tihedama süüga vähem oksaline
ja noh, see ongi, et ta on hästi tihe valge puu ja teda annab tegelikult laotada. Mis see tähendab laotada? Laotada tähendab see, et näiteks see ruhipaat on tehtud ühest tüvest, sellepärast on ta keskelt hästi kitsas ja kui näha, vaatame pardaid, siis need pardad koolduvad natukene ülespoole tagasi. Ja. Et teda ei ole nagu laotatud, on ainult vöör ja ahter välja tahutud ja seest tühjaks tehtud ja kinnitatud siis tasakaalu hoidmiseks stabiliseeriv laud sinna kõrvale. Aga haabe puhul on niimoodi, et siin on näha nende paatide juures, et vööris ja ahtris siin on nagu üks madalam koht ja siit tõuseb uuesti pardaserv üles mõlemalt poolt ja moodustubki selline nagu hernekauna sarnane kuju. See tähendab seda, et tegelikult enne valmimist olid need pardad siia sissepoole kooldu. Töö käigus, jah? No alguses raiutakse ta välja sellisest peopesa laiusest kitsast praast siit keskelt. Nii nagu hernekauna teed lahti, võtad herned välja ja siis ta jääb sellise umbes samasuguse kujuga, kui herned on välja võetud, see hernekaun on umbes sellise kujuga, et tema need ääred lähevad kerges kaares niimoodi mõlemale poole nagu madalduvad. Ja selle haabega on enam-vähem sama lugu, et need pardad on tegelikult olnud sissepoole kooldu. Nii et tegelikult oli tegemist sellise tavalise oksaga, kui me vaatame, mis on seest tühjaks raiutud ja need sellest tingitud siis, nagu ma ütlesin, on need parda ääred nagu kumerad. Ja nüüd tehakse, kui on et need pardaid nagu laiali saada, et see hernekaun nagu laiali läheks, et teeks nagu see ruumala suureneks, siis on mõlemale parda äärtesse tehtud lõkked. Need lõkked süüdetakse põlema, valatakse see valmiva haabe sisemus vett täis ja siis lepaokstega surutakse siia pidevalt vahele ja painutatakse need pardad laiali. Nii, ja siis see tuli siis kuidagi teeb nii, et ta jääbki laiali või? Tuli, vesi ja aur. Ja siis pärast pannakse kaaret sisse, ei ta iseenesest ei jää niimoodi laiali. Pärast tuleb kaaret sisse panna. Mis on tugevad ja hoiavad seda? Hoiavad seda koos ja teine asi on see, et ta on ikkagi veel toores puu, ta on kogu aeg valmimise käigus, on tegemist toore puuga ja läbi aurutatud puuga. Ja siis, kui tal on, võib hoida ka lihtsalt esialgu mingid pulgad vahel, aga need kaared siis on ka kuivamise käigus ääretult tähtsad, et siis ta kuivab alles omas õigesse vormi. Ja siis jäävad need pardad nagu paigale. Kui paljud paadimeistrid tänapäeval suudavad selliseid paate teha ja kes nendega omal ajal sõitsid, sellest räägime juba mõne aja pärast. Meie räägime täna paatidest ja nende ajaloost, aga algaks võib-olla algusest, et kas see paat, mis meil siin selles kausis on nüüd see kõige vanem ja kõige esimene paat? See on kõige vanem ja kõige esimene paat üldse, sellist paati kasutas juba kiviaja inimene. Ja seda sai ka kivist valmistatud tööriistadega seest tühjaks õõnestada. Laotamine on juba keerulisem protsess ja see näitas juba nagu tehnoloogia arengut, et senimaani ei ole leitud tõestust, et haabes oleks tehtud paljalt kiviaja tööriistadega. Küll aga on leitud nagu selliseid ruhijäänuseid ja kindlalt teatakse, et sellist paaditüüpi kasutas juba ürgaja inimene. Ehk siis palki, mis on seest õõnestatud, võib-olla on ka ruhi puhul tõesti, et vööri ja ahtri kuju on aja jooksul muutunud ja see laud on kindlasti hilisem lisandus. Aga miks see laud siin küljes on? Laud on kinnitatud selleks, et kuna paat on alt ümara põhjaga, tal puudub kiil, siis laud on kinnitatud selleks, et nagu stabilisaatorina külge, et kuna sõita võib olla võimalik ka ilma selle lauata, siis ahinguga kala küttida või midagi seal paadis nagu teha on suht keeruline ilma selle lauata. Siis ta võiks kohe ümber käia? Siis ta võiks kohe ümber minna. Aga kui me nüüd ajalooliselt edasi läheme, milline on järgmine paat? Üldiselt on tegemist nüüd täiesti tavalise haabjaga, mis on muutumatuna püsinud üle 1000 aasta. Et need kõik on siis haabjad? Jah, need kõik on haabed ehk lootsikud. Ehk lootsikud, aga kus nendega sõideti?
Nendega sõideti põhiliselt sisemaal, siseveekogudes, jõgedel ja nagu me enne rääkisime Soomust, kus kevadeti tuleb suurvesi ja kõik on üleujutatud, siis on, et miks see paat on sellise madala süvisega ja temaga on kerge liikuda seal, kus on madal vesi. Kui madal ta võib olla isegi kuskil ainult nii vähe vett? Süvis võib olla 25 sentimeetrit, võib olla ka rohkem, aga juba 25 sentimeetrit, see tähendab seda, et isegi pääseb läbi juba kui vee sügavus on 30 sentimeetrit. Igal pool põhimõtteliselt. Igal pool, nii lauda ja elumaja vahel askeldades kui küüni ja siin on näidata välja üks selline heinaveo haabevedu. Et tegemist on tegelikult 2 erineva haabega ja nii nagu tänapäeval me ju teame, kuidas vanemad inimesed senimaani heina peavad, et neil olid sellised 2 roigast, mis olid omavahel nagu ristpuudega ühendatud ja selle peale laoti hein ja siis 2 inimese vahel või hobuse taga lohistiga, siis lohistati see hein heinamaalt koju. Soomaa inimesed tegid endale suvel, siis kui heina tehakse, suured heinakuhjad, hiigelsuured heinakuhjad luha heinamaadele. Luha heinamaale, kas see on siis nagu kõrgemal asub ta või? See on mitte kõrgemal, vaid see on siis kuskil jõe ääres, kus on selline, kus on ka loomi karjatatud ja nii edasi. Ja sellised hiiglaslikud heinakuhjad jäeti siis talveks sinna seisma ja kevadel tuli suur vesi, siis oli lihtne haabetega heina koju tuua. Aha, sealt tõsta sinna. Ja siis nagu inimesed nagu vedasidki selliselt, et kogu küla tegid algud, nad läksid luha heinamaale ja vedasid need heinakuhjad endale niimoodi 2 haabja vahel koju. Sest et jõgi ju ühendas kõiki. Ja, et see oli nagu väga loogiline, et inimesed oskasid nagu väga targasti ära kasutada seda suur vett. Et vesi ju teatavasti on ju väga mugav veetee, kui sul on olemas selline väga hea paat nagu haabjas, millega pääseb nii sügavast kui madalast veest läbi, ja mis on väga kerge ja hea manööverdusvõimega. Aga kes need ikka kõik siis sõitsid selle peal? Igas peres oli omal ajal Soomaal mitu haabet. Sõitsid kõik, sõitsid lapsed, sõitsid suured mehed ja väikesed mehed ja sõitsid naised ja lapsed. Ja see oli põhimõtteliselt igaühe oskus. Ja siin on ka näidata, et näiteks siin viib ema oma tütar kooli. Ja kutsa on ka peal. Kutsa on ka peal, jah. Ja tütar on voolitud ka ühe vana foto järgi. Ehk siis Soomal on üks koht tippu ja seal on üks koolimaja ja siis ma nägin sellist tütarlast samasuguses kleidis ja aluskleidis ja samasuguse soenguga ja siis ma üritasin teda järgi teha ja täitsa tuli tema moodi välja küll. Aga kas... Ja siis on siin veel näha siis selline metsavendade haabes. Kas see siin? See siin ja siin on näha, et nagu ma nimetan nüüd küll väejooiksikuteks, et neil on selline sõjavorm seljas, et ühel on nagu Saksa sõjaväemüts ja teisel on Vene sinel seljas, et siis mõlemalt poolt Eesti poisid on ära karanud ja metsa pakku läinud. Siin on neil üks jahukott, mis on neile siis rettu kaasa antud ja väike kott muude tarviliste, hädatarvilike asjadega. Ja sellepärast need ongi haabja selle, sest et sellega sai igal pool liikuda. Igal pool sai liikuda. Isegi mööda Eestit, ma arvan, Eestist saab vist teha ka enam-vähem niisuguse ringi peale, eks ole? Olen kuulnud. Ja see on see muistne veetee, millega peaks siis, mis on nüüd küll paljuski kokku kasvanud, aga omal ajal sai siis merest sõita Peipsi äärde välja. Aga maailmas, kas ma olen aru saanud, et isegi Lõuna-Ameerikas ja ma ei tea, kus siis Aafrikas või kas igal pool maailmas sõideti analoogsete paatidega või? Nad on kõik väikeste erinevustega. Lõuna-Ameerikas nagu väga palju selliseid ühepupaate, nad olid palju suuremad, nendega sõideti ka ookeanis. Aga kas neil oli sellepärast suuremad, et neil olid suuremad puud või? Neil olid suuremad puud just nimelt, suuremad ja paremad puud. Ja ka samuti Siberi põlisrahvastel on analoogsed täpselt haabega sarnanevad paadid olemas, neid kutsutakse samamoodi haabeteks, aga nemad on natukene väiksemad, veelgi parema manööverdusvõimega. No seal on väikesed erinevused, aga Eesti haabes on just ehitatud selline suuremana ja kopsakamana, et inimesed kasutasid neid oma talutööde juures hästi palju.
aga Siberi põlisrahvad olid põhiliselt ikka kütid ja kalastajad ja nende haabed on nii kerged, et annab üksinda seda mööda tundrat lohistada ühe veekogu äärest teise veekogu äärde või võtta ta kasvu taigas endale kukile ja tõsta üle palkida. Teie olete praegu Eestis selline haabiameister. Kas neid haabiameisterid on Eestis veel või üldse maailmas või seda enam eriti keegi ei tee? Maailma kohta ei oska öelda, on kindlasti, et maailm on suur ja lai ja kindlasti on meistrid palju. Ja ega siin Eestis ka nii väga kitsas ei ole neid mehi, kes endale ikka on haabe teinud ja senimaani asjaga tegelevad. Neid on ikka küllaltki palju. Isegi jah, Eestis, jah? No Eesti kohta arvestades, kui väike rahvas me oleme, siis ei saa kurta, et oleks vähe neid, kellele see huvi pakuks. No, seda on tore kuulda. Aga kas ma võin selle vahepeal vette panna? Jaa. Paneks selle siia nii valgesse, ilusasse ookeanisse ja puid vedama. Ja nüüd ta siis sõidabki oma kodu, kus ta siis oma need lõhutud puud ilmselt puuriita paneb. Jah, ütleme, et ta sõidab üle vee, üle jõe, et ühel pool jõge raius puud ja viib teisele poole koju. Ja siin on näha, et mehel on ilmselgelt keharaskus ühele poole. Ta peaks ennast natukene korrigeerima, siis läheks õigele poole. Jah. No eks see on vist puukoormust ka tingitud. Aga haabia meisterdamine tundub olevat päris täppistöö, et kas ennem ühe haabia valmistamist te teete jooniseid ja mõtlete ja vaatate metsas palke või see käib kuidagi lihtsamalt? No esimene asi ongi metsa minna ja otsida endale sobiv paadipuu, mis ei ole sugugi lihtne, sest et sellise puu leidmine on väga raske. Pärna on väga raske leida ja keeruline, aga isegi haavapuud on raske leida, sest haab on teatavasti meil seda sorti lehtpuu, mis kergelt võtab mädaniku sisse, aga haabe valmistamise puhul on vaja just, et puu südamik oleks terve ilma mädanikuta. Ja mille järgi seda kontrollida? Saab aru koore järgi, puu kasvualast, et kas ta on kasvanud kõrgemal ja kuivemas kohas, kas tal on piisavalt valgust olnud, et ta kasvaks kõrgeks ja sihvakaks, oleks piisavalt vana, et tal oleks jämedust, et ütleme, et ta peaks olema siis ikkagi ideaalne, nagu Eesti haab ja puu peaks olema siis vööri poolt ehk siis ladva poolt peaks olema 50 sentimeetrit jäme, alt poolt siis 80-70 juure poolt. Täpne mõõtmine ja otsimine. Ta mõõtmine väga täpne ei ole, et see on kõik silmaga korraldatav ja nöörijupiga ümbert ära mõõta, et see ei ole just see teadmine, et see oskus leida selline puu, osata seda puud metsas näha ja ära tunda, et see on paadipuu, et sellest saab paadi. Aga teil on kaasas ka siin nüüd mõned, ma vaatan vist nüüd sellised tööriistad, et kas need on nüüd samad tööriistad, mida juba kuskil kivi ajal kasutati? No kivi ajal päris metallist tööriistu ei kasutatud. See on ikkagi täitsa tänapäevane, aga selle ei saa öelda, et ta on ka tehtud, siin on meistrimärk peal, selle on teinud üks Võrumaa sepp, Peeter Reemann. Et on samamoodi Eesti sepatöö, aga see on nüüd künakirves. Ja? Loomulikult ei raiuta temaga niimoodi käes hoides, vaid tal on ikka vars ka taga. Nagu päris kirvel. Nagu päris kirvel, jah. Aga ta on selline huvitav tööriist, millel on siis selline tera moodustab sellise poolkaare ehk sõõri ja see on just selleks, et saada nagu palki seest tühjaks, et ei saa nagu raiuda palgi seest sirge kirvega. Selleks on vaja võtta sellist kumerat laastu ja sellega siis raiutakse haabet ja ruhi seest tühjaks. Et kogu see suur töö tehakse ära praktiliselt sellise kirvega. See on põhiline tööriist. See on põhiline tööriist, ilma selleta ei saagi teha ühe pupaati. Aga teine tööriist? Teine tööriist on lihtne nuga, mis on sattunud kaasa, et see on hea tööriist teha neid väikesi haabeid. Jah, sest sellega neid väikeseid ju ei tee. Ei. Aga kui nüüd selle tööriistaga kogemata liiga lähedalt sealt äärest niimoodi sisse lüüa ja väike auk tuleb sisse, kas siis on kogu töö mokas ja peab uut palki minema otsima? Peaaegu on kogu töö mokas, muidugi on võimalik ka üht-teist parandada, aga et seda vältida, selleks on haabe valmistamise juures omad nipid. Selleks puuritakse
haabja parrastesse sellised kindlas rivis, sellised väikesed augud umbes 5 sentimeetri kauguselt, läheduselt ja no ütleme kaarte koha pealt, et siin, kus praegu kaared sees on, siit ja põhja alla on puuritud väikeste augukeste rivi, mis on küllaltki väikesed 4 millimeetrit läbi mõõdult. Imepisikesed. Ja siis, kui seestpoolt raiud ja see auk vastu tuleb, siis tähendab see, et põhjapaksus on saavutatud ja edasi raiuda enam ei tohi. Jah, sest see auk ei ole päris läbi, vaid ta on mingi maani ainult. Ja, ta on umbes 2 sentimeetrit kuni 1,5 sentimeetrit. Ja siis näed seda auku, et nüüd ma pean jätma raiumise Nüüd pooleli. peab raiumise ja pärast pannakse väikeste punnidega, et siis on küll seda mugava ja siis tuleb võtta muudkui pulgakesi voolida ja kõik need augud täis panna, mida on pardas ligi 70 kuni 100. Mitu haabjat te siis oma elu jooksul teinud olete? No mina olen päris ise nüüd teinud omal algatusel 2 haabjat. Olen osalenud ka paljude teiste haabjate valmistamisel ja samamoodi olen teinud 2 ruhit. Ja kaua see aega võtab ühe haabja või ruhi tegemine? See oleneb nagu iga teine asi inimese töökusest ja oskustest. Ütleme, et kui üksinda teha, siis alla 2 nädala ei saa mitte kuidagi isegi väiksemat sorti haabjat. Ja siis tuleb ka väga tubli olla. Ja mina mõtlesin, et see käib ikkagi 2 päevaga. 2 päevaga kahjuks ei käi palgitöö juures mitte midagi. Mul on teile nüüd ka üks iidne paadimeeste mõistatus ja mõistatus on järgmine. Siin on siis 3 asja, ehk siis hunt, siis on kits ja siis on kapsas. Ja teeme nii, et see on kapsas. See on kapsas ja see on kits ja see on hunt. Nii. Ja on paadimees, kes tuleb üle jõe, tuleb ühte kaldasse ja ta peab viima ükshaaval ühelt kaldalt teisele kaldale ära nii hundi, kitse kui kapsa. Aga korraga ei saa viia, sest et muidu pistaks hunt kitsele nahka ja kits pistaks omakorda jälle kapsa nahka. Mida peaks tegema? Kuidas saada nii, et kõik jääksid terveks, aga kõik oleksid lõpuks teisel pool? No selline nipiga küsimus, jah. Jaa. No selge on see, et ei saa neid tõesti kõiki koos vedada, et muidu jääb tõesti ainult hunt alles. Muidu jääb tõesti ainult hunt alles. Aga paadimees on praegu valmis ühte võtma, aga mis sa arvad, millised võiks võtta? Ma arvan, et ta võiks kõigepealt viia kapsa üle. Viime kapsa üle. Kapsas läheb peale, ops, ja paadimees hakkab minema. Kaldal sööb vahepeal hunt kitse ära. No, aga hunt kapsast ei taha, siis on vähemalt 2 alles. Siis on vähemalt 2, aga kuidagi prooviks nii, et kõik jääks alles. Mismoodi saaks? Midagi peab ära viima, aga praegu näiteks 1 läks kaotsi. Prooviks mingi muu asja ära viia. Prooviks kitse kõigepealt siis ära viia. Viime kitse ära. Kits läheb paadi peale ja paadimees viib ära ja samal ajal hunt ei taha ju kapsast. Ei. Nii et kits läks siia poole, kits on siin pool, kõht on tühi, tahaks kapsast. Hunt vaatab sealt poolt seda kitse, tahab ka kitse, aga ei saa. Ja nüüd tuleb paadimees tagasi ja mis nüüd ära võiks viia? Kits läks, alles on. Alles on siis kapsas ja hunt. Kapsas ja hunt. Ja nüüd võiks mõlemad üle. Aga mõlemaid ei saa korraga viia ükshaaval, sest et haabjas on niivõrd väike, et muidu ta satub tasakaalust välja ja siis on kõik. No mina viiksin mõlemad ikka. Viiks mõlemad, ei? Ei, vaata ei tea, ütle mulle. No, ma võin siis öelda, siis järgmine variant on nüüd nii, et ma korraks mõtlen, ma võin proovida. Nii, mees otsustab, et ta ei võta praegu hunti, vaid võtab kapsa. Nii, läheb kapsaga siia poole. Me sõidame üle jõe, jääme siia kaldasse, paneme kapsa maha ja ennem veel, kui kits jõuab hakata imustama seda kapsast, ütleb paadimees kitsele, tule peale, ops, hüppab siia ja nüüd jäi kapsast siia poole, ta tuleb kitsega siia poole. Nii, jätab kitse siia, paneb kitse maha, võtab hundi peale, nüüd lähevad hundiga teisele poole, kits jäi siia, ikka kõik on elus ja terved, nii paneb hundi siin maha ja nüüd läheb veel kord tagasi
ja saabki meie turikuulsa kitse peale ja kõik 3 on jälle ilusti teisel pool. Väga nutikas. Jah, selline iidne mõistatus. Aga ega paadimehed ka kõike ei tea. Just, selline tarkus siis täna ja tänu teile, Andres, saime me nii palju teada nii ruhist kui ka haaviatest ja minge siis suurvee ajal ka Soomaale vaatama seda 5. aastaaega.